Sel nädalal tähistab raadiojaam Star FM oma 10. sünnipäeva. Pühendame oma juubeli heategevusele ja pöörame tähelepanu lastele, kes on sündinud osalise või täieliku väliskõrva puudusega. Pille, meie Star FMi hommikuprogrammi naisjõud, käis Tartu Ülikooli kliinikumis, et täpsemalt abivajajate kohta uurida. Epiteesia ehk anaplastoloogia on meditsiiniharu, mis kasutab näodefektide asendamiseks kunstlikke näoproteese, mis on siis igale patsiendile või kliendile valmistatud individuaalselt. Kui palju on neid lapsi, kes sünnivad just väliskõrva puudusega? Anotia või mikrotia esineb keskmiselt 8000 kuni 10 000 sünni kohta üks laps. Kui palju on praegu neid lapsi, kes hetkel on järjekorras, et seda kõrvaproteesi saada? Nii minu andmetel on põhiliselt neid patsiente on nagu Ida-Virumaalt kõige enam neid väikseid lapsi, umbes 10. Haigekassa täna laste kõrvaproteeside valmistamist ei toeta. Kõrvaproteese vajavad lapsed aga juba alates 4. eluaastast. Laste kõrva osaline või täielik puudus võib tekitada eakaaslaste poolt juba varakult pilkavat tähelepanu. Just samadel põhjustel ei olnud lapsed nõus end meie videoloos näitama, aga siinkohal saame meie üheskoos aidata. Kui palju see protees maksab? See on väga individuaalne. Keskmiselt kõige odavam, kõige lihtsam, mitte odavam või lihtsam, liimitav protees maksab umbes nii 1000–2000 eurot. Kogu raha, mille Peeter tänases saates võidab, läheb lastele vajalike kõrvaproteeside ostmiseks. Ka sina, televaataja, saad aidata Peetril laste jaoks raha koguda. Saada SMS märksõnaga aita numbrile 15151, annetades 26 krooni ja numbrile 15154, annetades 51 krooni. Heategu on suurim rõõm.